Tere hommikust ja tere tulemast tänasesse vlogi. Käes on meie kõige viimane Springmassi päev ja mu tervis vist ka teab sellest, sest et ma olen päris haige. Nohu on tugev, pea on paks. Õnneks palavikutunnet ei ole, aga ütleme nii, et ei ole väga meeldiv olla. Seega ilmselgelt jõusaali ma täna ei lähe. Pean ütlema, et õnneks ma magasin täitsa hästi, lihtsalt see ärkamine oli nagu selline, et oh my god, mis aasta on, mis üldse toimub. Aga ma tunnen, et ma tahaks ikkagi liikuda, nii et ma tõmbasin oma workout mati välja ja teen ühe koduse kava. Mulle meeldib täiega YouTube'ist selle Mad Fiti kavasid järgi teha. Tavaliselt ma teen siis üks 20–30 minutilise kava kodus. Ja mulle meeldib selle Mad Fiti puhul, et ta ei ole nagu overhyped kuidagi või nagu ta ei ole mingi oh my god, let's go, you can do it. Nagu mul on vaja nagu eestlaslikult nagu, et sa küll push'id mind, aga mitte nagu üleliia entusiastlikult. Et ta on minu arust täpselt siuke hästi mõnusa olemisega ja väga mõnusad workout'id on tal ja tema neid 5-minutilisi abs workout'e ma teen nagu jõusaalis ka oma kavade otsa tihti. Nii et täiega soovitan teda vaadata ja ma valingi midagi temalt välja ja teeme ühe hommikuse liikumise. Tehtud ja ma valisin nii õige trennikava endale tänaseks. Tal on hiljuti tulnud välja siis 20-minute lazy girl full body workout. No jumping, low impact, laying down. Ja see oli see, mida mul oli täna vaja. Nagu, et ma tahtsin liigutada, ma tahtsin midagi enda keha heaks teha, aga minus ei ole väga palju energiat. Et see oli täpselt paras, nii tore. Ja nüüd ma tahan avokaado võikud hommikuks süüa. Nii et loodame, fingers crossed, et need avokaadod, mis ma Lidlist ostsin, on head. Ma sain oma avokaado võikud valmis. So excited. On aeg võtta vitamiinid, nagu ikka võtan oma DC sink vitamiini. Ja siis immuunsüsteemi tugevdamiseks sipelgapuu kloor. No nii, ütleme, et olukord ei ole kiita, aga midagi ei ole ka teha. Nii et ma üritan nagu kuidagi oma meeleoluga vähemalt sellest haigusest üle olla. Ja teid huvitas mu näohooldusrutiin, kuigi see on tegelikult juba pool aastat põhimõtteliselt sama olnud, siis ma näitan teile ära, mida ma õhtuti tavaliselt kasutan ja siis ma teen oma gua sha rutiini ja siis ma saan näidata, mida ma päevaks peale panen. Aga ma arvan, et päris paljud teist on juba näinud neid kõiki tooteid. Õhtuti ma võtan silmameigi maha Garnieri mitselaarveega. Ja siis ma kasutan ülejäänud näol seda Elemise cleansing balmi, see hakkab mul kohe otsa saama, aga mul on praegu veel varus mingisuguseid erinevaid tooteid, mis mulle on saadetud, nii et ilmselt ma kohe endale uut seda ei osta, kuigi see mulle väga-väga meeldib tõesti. Et jätab naha hästi nagu pehmeks, siidiseks, niisutatuks. Ja see on hästi oluline mul, sest mu nahk on pigem kuiv, ehk siis mul on nagu kõike seda niisutust vaja. Siis kui ma olen hästi laisk, siis ma liigun kohe oma niisutava kreemi juurde, ma ei panegi ühtegi seerumit ja panen lihtsalt seda Biodroga Anti-Age kreemi. See on üks parimaid kreeme, mis ma olen kasutanud, ta on hästi
tummine, ma tunnen seda niisutust, ma tunnen seda ka veel järgmisel hommikul, et väga-väga mõnus kreem, ta on küll üsna kallis, aga minu jaoks on ta seda väärt. Siis, kui ma viitsin natuke rohkem, siis ma panen ka oma Kiehl's Avocado silmakreemi. Ja kui ma olen eriti tubli, siis ma tavaliselt kasutan enne kreemi siis seda Kiehl's hyaluroonhapet. Ja just eile kusjuures tegin üle pika aja maski, selline Lumi brändi Halo niisutusmask ja toimis päris hästi. Ta on nagu siuke kreemine või ta ongi nagu paksem kreem, paned selle nagu siukse kihina näole ja siis ma lasin tal siuke 10 minutit mõjuda ja siis pesin maha ja nahk oli siuke hästi pehme. Aga praegu ma tahtsin washatada, ehk siis ma kõigepealt teen micellaarveega näo puhtaks. Siis ma kasutan Madara Deep Moisture Vitamin Oili, siis lümfisõlmed lahti. Ja ma panen selle rutiini kiirenduse peale, kuna te olete seda näinud küll. Siis puhastan näo uuesti ja panen Kiehl's Ultra Facial kreemi. Ma üritan praegu ausalt öeldes seda meigi tegemist nii palju edasi lükata, kui ma saan. Sellepärast, et mul on nagu nohu ja ma nuuskan ja siis pigem ma teen selle meigi nagu nii hilja ja nii vahetult enne üritust, kui ma saan. Üritus hakkab kell 7 nagu ikka ja täna tuleb ka Maria minu juurde. Ja siis me saame koos sättida ja ta saab aidata mul mingeid asju kaasa võtta, mis mul on vaja täna kaasa võtta vestlusõhtule. Ja praegu ma mõtlengi, et mida ma saaksin veel ennem ära teha. Ma saaksin praegu oma kleiti aurutada ja ma saaksin vaadata, mis koti ma tahan sinna juurde võtta. Ma arvan, et seda ma pean koos Mariaga valima. Ja siis ma peaksin tegema lõunasööki. Korra mõtlesin, et kas äkki me hoopis Mariaga tellime midagi, samas mul on tegelikult ostetud täiesti nagu materjalid valmis, millest ma saaks süüa teha. Muidugi väga ei viitsi praegu süüa teha. Ma olen siin mitu päeva järjest oma suppe vaaritanud ja küpsetanud. Võib-olla ikkagi tellime midagi. Ma otsustasin ikkagi, et tark asi on kodus ise süüa teha ja mul on ju kõik vajaminevad asjad olemas, nii et ma teen siis esimest korda neid Lidli juustuga njokisid. Ja sinna läheb meil ka kana ja kuna mul on juba lahtine pakk mozzarellat ka, riivmozzarellat, siis ma saan seda sinna lisada. Ja kastmeks läheb siis selline pastasoos köögiviljadega. Nii et kõigepealt küpsetan kana koos maitseainetega, siis panen njokid keema ja siis panen kõik kupatuse kokku. No nii, ma tegin vahepeal endale lokid ära ja nüüd ma hakkan meiki tegema. Ma nägin, et teil on huvi ikka selle vestlusõhtu meigi vastu. See, mis ma viimati tegin, ma teen täna täpselt sama meigi või ma ei tea, enam-vähem sama. Ma ei mäleta täpselt kõike, mis ma siis tegin. Aga ma üritan siis nagu mingit sammud siia rääkida. Maria jõudis ka vahepeal, nii et võib-olla ma olen vahepeal distracted, aga ma alustan sellest, et mul on see Smashbox Becca Under Eye Brightener. Mul on ka kurguloseng suus, nii et sellepärast on naljakas, aga seda siis panen endale kõigepealt silma alla. Ta aitab siis vabaneda nendest sinakas lillakatest toonidest siin silma all, et väike nagu siuke concealeri eelne samm. Seda ma teen tõesti siis, kui on mingi eriline sündmus ja mul on nagu tõesti, tahan seda perfektset tulemust nii-öelda. Et siin me näeme seda vahet ka omajagu ikkagi muudab. Ja seda mulle meeldib ikkagi kõige rohkem panna pintsliga, et ma tunnen kuidagi, et siis ma saan siukse hea katva kihi siia silma alla.
aga saab ka panna Beauty Blenderiga. Ja siis, kuna mu nägu on heledam kui ülejäänud nahk, pluss ma tahan sihukest lisa glow'd, siis ma panen Elf Halo Glow'd, minul on see toonis medium. Ma ei tea, siin nagu rohkem kirjas ei ole. Et seda ma panen nagu... tegelikult ma asetan ta küll mingitesse strateegilitesse punktidesse, aga ma hajutan ta suht üle näo ära. Et ta on lihtsalt nagu sihuke väikene baas enne jumestuskreemi. Siis ma kasutan Maybelline Superstay Skin Tinti ja seda ma siis silma alla ei hajuta, et silmaalus jätan nii-öelda vabaks concealeri jaoks. Siis ma kasutan silma all Tarte Shape Tape'i, mis on ülima katvusega ja ta on mul hästi heledas toonis. Seda panen siuksed täpikesed silma sisenurka ja siis juurde kasutan Diori Forever Skin Correcti, mis on siis natuke tumedamas toonis ja siuke hästi kreemine concealer, et annab seda niisutust natukene sinna silma alla. Ja rohkem ei olegi vaja kui lihtsalt siuksed täpikesed, et liialt palju toodet sinna silma alla pigem ei taha panna. Ja hajutan seda mööda ninasilda, mitte ninasild on siin peal, nina külge ka natukene, et siukest nagu heledust anda. Ja siis õrnalt panen silmalau peale ka, aga kuna ma panen veel lauvärvi primeri ka, siis tõesti ma nagu väga palju seda sinna silmalau peale ei pane. Siis ma kasutan praegu seda Elf Halo Glow kontuuri, kuna see on mulle siin väga meeldinud. Ja ta on nagu parajalt tume, aga nagu mitte üleliia ja siuke hea tooniga. Aga mulle meeldib ikkagi rohkem teda panna niimoodi, et ma kannan selle pintsli peale ja siis näole. Kuidagi kindlam tunne on niimoodi. No nii, ja nüüd star of the show on ikkagi see sama roosa Huda Beauty põsapuna. Et seda ma kasutasin eelmine vestlusõhtu ka ja mulle nii meeldis see tulemus. Et minu arust see roosa toon kuidagi paneb mu näo nii särama. Nii et I love it. Ja mina panen põsapuna suhteliselt laiale piirkonnale, et ma alustan taga siit põsesarnalt, siis ma lähen natuke ülespoole ja siis ka siia nagu nina poole. Et mulle täitsa meeldib, kui ta on niimoodi nagu laiemalt, et nagu oleksin päikest saanud näole. Siis silma all ja näo keskosas kasutan seda Huda Beauty Pound Cake Easy Bake puudrit ja ma üritan selle nina ümbrusena nii ära patsutada, nii ära puuderdada, et isegi nuusates sealt ei tule midagi lahti, kuigi see on delusion, sest et sellist asja ei ole olemas. Et kui sa nagu millegagi nühid täiega oma nägu, et siis sealt ei tule meik ära. Nii et jah, I'm doing my best ja ülejäänud näol kasutan seda Maybelline'i Fit Me läbipaistvat puudrit. Ja nagu ikka läheb Too Faced'i Natural Chocolate Bronzer. Natukene, et seda roosakust tagasi tuua, kuna puudritega ta ikkagi natukene läheb tuhmimaks, ma kasutan seda The Balmi puuder roosat põsapuna ka. Õrnalt käin selle üle. Ja siis Diori paletist panen veits sära ka juurde. Kulmudel kasutan NYXi Thick It Strict It tooniga kulmukeeli kõigepealt ja siis NYXi Lift and Snatch kulmuvildikas. On aeg Red Bulliks, seda energiat on mul täna kohe kindlasti vaja. Ja muide, seda tahtsin ka teile öelda, et ma ei tee ikkagi täna seda Red Bulli loosi ära siin videos, sellepärast et ma tahan, et selle video kommentaarid läheksid ka veel arvesse. Nii et ma lihtsalt võtan võitjaga siis peale Springwassi lõppu ühendust, ma arvan siin mõne päeva jooksul. Ja siis saan selle Red Bulli võitjale toimetada. Nii, ma panin vahepeal silmadele selle Anastasia Eye Primeri ja natukene ka puhastasin kulme sellega. Ja nüüd ma kasutan paletti, mida enam ei saa, Tati Beauty palett. Ja siit sükest soojamat pruuni kannan siis silma välisnurka ja kopajoonele.
tulebki pigem sihuke kerge silmalukk, ei midagi liiga tumedat ja rasket, et mul kleit on ka selline, ma ei tea, pigem õrn naiselik, et siis sinna juurde ka minu arust sobib selline kergem meik ja üldse viimasel ajal ma üldse kuidagi ei kannata, kui mul on enda näos midagi liiga dramaatilist või tugevat. Ja siis võtan siit samast paletist matti heledat tooni ja kannan selle lapiku pintsliga silma sisenurgast kuni lau keskosani ja viin siia nagu ülespoole kulmuni välja ka seda. Siis kasutan Too Faced'i Disco Crush Fairy Dust lauvärvi, siuke hõbedane sädalus. Panen seda silma keskele ja siis teen õrna siukse lainerjoone lihtsalt ripsme piirile, et kunstripsmed hajuksid paremini. Nii, ma panin vahepeal ripsmed, nüüd ma lainin oma huuli selle NYX Suede Matte Lip Lineriga toonis Can. Teen täpselt selle sama lipkombo ka, mis ma eelmine vistlusõhtu tegin, sest et mulle nii meeldis see. Panen siis alla selle Fenty Beauty Blazed Donuts huulepulga, mis mu huuled on praegu nii kuivad. Ja siis peale natukene seda Flamingo Flingi. No nii, ma peaks halo pähe panema ja siis ma vist teen ühed Pornstar Martinid meile Mariaga, sellepärast et mul on kõiki neid koostisosi veel alles ja seda püreed peab kasutama enne, kui see halvaks läheb, et tegelikult külmikus avatuna väga kaua vastu ei pea. Nii et tulevad kokteilikesed. Tänase vestlusõhtu terviseks. Just. Mu enda maitsetaju on praegu täiesti paigast ära. Nii et ma ei oska midagi öelda, aga on hea. Väga sarne. Ainuke. Sa tahad, et ma purjus oleksin? No selliselt on jah, et see on ainuke vahe. Ma tunnen, et praegu ma tunnen nagu natuke rohkem seda kangesust. Või siis oleks pidanud võib-olla ka. Aga muidu maitse poolest on nagu hea. Ma arvan, et sa võid varsti teha lahti ise oma ärkel või mis iganes. Oma Pornstar Martini baari. Absoluutselt. No nii, nagu me näeme, siis ma olen vahepeal oma kleidikese selga pannud, ma näitan teile seda ka kohe varsti. Aga ma arvan, et praegu on õige hetk rääkida sellest tännist, mis mul peal on. Minu arust terve päeva vältel on olnud näha, et ilus jume on peal ja ma olen siin terve Springmassi vältel ja tegelikult juba natukene varem proovinud siis sellist isepruunistajat nagu Nobi Self Tan Mousse. Mul on siis toonis Darkse. Ja see on kodumaine bränd. Ma ikka võtsin nagu korralikult aega, et tutvuda selle isepruunistajaga, sellepärast et mul on päris kõrged ootused isepruunistajatele, kuna ma olen neid aastate jooksul väga palju ka testinud ja proovinud, siis ma tean, mida ma tahan ja see tän tõesti toob mulle need tulemused. Aga ma viskan teid korra tagasi eilsesse, kui ma alles valmistasin ennast ette, et tänni peale panna. No nii, eelmise õhtu Kaisa siin. Praegu mul on vana tän veel peal, üsna õrnalt küll. Selle lähen koorin maha, siis lasen natukene pool tundi kuni 3 tundi nahal hingata. Ei pane mingisugust niisutavat kreemi enne peale ega midagi, lihtsalt koorin maha. Lasen veel külma veega keha üle, sest siis tõmbavad poorid kinni. Muidu kui poorid on lahti, siis võib isepruunistaja sinna poori sisse minna ja jäävad sellised pruunid täpikesed. Et seda vältida, siis ma lasen külma veega veel keha üle ja siis lasen natuke nahal
maha rahuneda ja siis paneme juba Nobitani peale, mida ma olen tegelikult siin terve springmassi aja kandnud. Tahtsin veel korraks näidata, et millist koorimiskinnast mina kasutan. Ma olen aastaid sellist laadi kindaid juba kasutanud. Näitan kohe seda tekstuuri ka lähemalt, aga vot sellist laadi nagu karedast riidest kindad on minu hinnangul kõige paremad, et nad eemaldavad tänni üsna kergesti ja ei ole nahal liialt karmid. Et ta on tegelikult tõesti lihtsalt selline karedamat sorti riie ja siis duši all. Sellega ma lihtsalt teen selliseid ringiaid liigutusi ja niimoodi ta eemaldab väga hästi tänni ära. Ja käelabad teen ma alati viimasena selle tootejäägiga, mis on kindale jäänud. Käin siis kõik need sõrmevahed ja peopesad läbi ja siis panen kätekreemi peale. Ja ka samamoodi hästi hoolikalt selle kätekreemi hõõrun igale poole, et siis jääb kõige ühtlasem ja ilusam tulemus. Tahtsin lihtsalt mõned nagu sellised ekstra punktid välja tuua, mis mulle siis selle tänni juures meeldivad. Esiteks, tal ei ole selline tavaline iseloomulik isepruunistaja lõhn. Tal on nagu minu jaoks on natuke nagu mingi kommilõhn, aga ta väga kiiresti hajub ära see lõhn, mis mulle meeldib. Et kui on väga tugeva lõhnaga, siis see hakkab mind mingi hetk häirima, et selle puhul absoluutselt ei häiri. Ja teine suur asi, mida ma olen selle puhul märganud, on see, et ta kulub väga ühtlaselt maha. Et ei kulu laiguliselt, vaid nagu kuidagi ühtlaselt, vaikselt läheb heledamaks. Ja nagu ikka isepruunistajad minu nahal püsivad siuke tavaliselt 6-7 päeva, et siis ma juba koorin maha ja panen uue kihi peale. Seda saab siis erinevates toonides, nagu ütlesin, mul on see dark, mulle meeldib ikkagi võimalikult tume jume ja selle siis paned peale, lased sellel, siin pudeli peal ütleb 4-8 tundi, aga mina tavaliselt nagu maksimaalseks tulemuseks lasen sellel ikkagi siuke 7-8 tundi peal olla, et siis sa saad selle kõige tumedama tulemuse. Mina sain siis nendelt ka selle aplikaatorkinda, mis on sellest hästi pehmest nagu kaisulooma materjalist ja sellised kindad mulle meeldivadki peale kandmiseks kõige rohkem, sellega saab väga ühtlase tulemuse ja ta jätab sellise kuldse, naturaalse jume. Nii et täiega soovitan proovida ja sooduskoodiga Kaisa saad siis kuni 1. juunini soetada seda isepruunistajat soodushinnaga. Nii et lingi leiad alt kirjeldusest ja soovitan täiega proovida. Nii, ärge muretsega, ma kavatsen siia veel ehteid ka panna, ma lihtsalt ei ole jõudnud praegu. Aga enne ehteid, minul tuli selline mõte, et kuna ma olen lugenud teie kommentaaridest ja kirjadest, et teile väga meeldib, kuidas Maria kirjeldab lõhnu. Minu arust ka kirjeldab väga hästi, Maria on selline visuaalne inimene, tal tekib kohe pilt silme ette ja ma arvan, et sa oskad seda hästi edasi anda. Nii et ma selekteerisin välja 4 parfüümi, mille seast Maria valib mulle täna välja selle, mille ma peale panen. Ma ise ei tunne praegu põhimõtteliselt üldse lõhna. Nii et mina seda ei tunne, aga kõik teised tunnevad. Aga ma mõtlen, et sa võiksid need kõik nagu ükshaaval läbi käia ja öelda, mis sa tunned, kui sa neid nuusutad või mis vibes on. Alustame, ma arvan, siit. Esimene on siis see Leng Ling El Pasajero. See on üks mu lemmikuid. See lõhnab nagu lillekimp. Nagu selline kohev suur lillekimp, ehk siis nagu kallis lillekimp, mitte 2 roosi, Seostub mingi aasta ajaga kohe või mingi... Kevad, mul on kohe kevad. Spring Mass City's vaatas aga miks see lõhnab nagu sina? On? See lõhnab nagu sina. Okei, siis meil on siin see Blanche Pett. Nii. Ma tead, et mulle meeldib. No ma tean, et meeldib, aga kirjelda inimestele, mida sina tunned, sest et Anette tundis midagi väga muud selles lõhnas, kui mis mina tunnen ja sina. See lõhnab nagu inglid, nagu päriselt inglid. Aga kui siuke vanilje, kindlasti on vanilje, siuke koorene, siuke, tahtsin öelda puudrine, aga ta ei ole puudrine.
ikka jah, see nagu sa ütlesid, milky, siuke piimias. Võib-olla natukene halb on öelda, aga siuke tummine kokteil, no näiteks minu jaoks tummine kokteil on ikkagi pina colada, ta on siuke tummine, et kui tekib mingisugune seos siis nagu kokteilide mõttes. Ma kujutan ette mingisugune Victoria's Secret Angel, aga nagu iga kord, kui me mõtleme Victoria's Secreti peale, siis minu peas on see ikkagi mingisugune nende Pure Seduction või mingi siuke lõhn on nagu meeles, aga see ei ole selline, see on lihtsalt nagu visuaalselt, sa kujutad ette siuke blond, siukeste lokikestega, mingid tiivad taga, täpselt selline. Okei. No see järgmine on nüüd midagi väga muud. See on siis La Lebo The Matcha 26. The Matcha. Jaa. See on selline roheline. Ma just tahtsin selle jälle, mulle tundub jälle nagu lilled, aga need on teistsugused lilled. Kui seal too esimene oli nagu siuke kimp, kus on rohkem õisi, siuksed ilusad, suured õied, siis siin ma tunnen, et oleks just kui natuke rohkem seda rohelist, selline kimp. Ta on nagu kind of värske ikkagi. Ja värske kindlalt. Ja natuke nagu mingit metsasust. Jah, on jah. Ja võib-olla natuke mehine. Natukene on seal. Aga mitte väga mehine. Ja just, ja jällegi ma tunnen nagu, et ja kui sa ütlesid rohi ka, ma tunnengi, et siuke nagu värskelt siuke paksult palju seda rohtu ja sa palju jalu kõnnid selles ja siis nagu ja päev otsa sa jooksedki sellel põllul ja kui jõuad koju ja siis nagu kraanikausist sa pesed jalgu ja sa tunned mingi räigelt rohtu, lõhn on nii tugev, mitte nagu, et mingi värske, mingid jalad nüüd haisevad või midagi, aga just nagu, et sa nagu ei ole juba enam seal, aga sa tuled koju ja sinuga kaasas on see värske rohulõhn. Ja siis meil on Chloe Magnolia Alba, mis on ka minu arust hästi kevadine. Lilleline, no Magnolia. Issand, see on nii romantiline. See on nii romantiline, see on nagu... See on, ma kujutan ette, et see on sellisest nagu... Ma kujutan ette sind mingisugune see... Ma ei tea, mis ajastu oli siis, kui need suured, uhked kleidid olid, siuke korsett ja nagu selline, et täpselt selline printsess, selline tüdruk, üli nagu selline, just selle koha pealt, et jällegi ilus, romantiline ja selline, aga nagu selline, ma ei tea, et mikski pärast tuli meelde kohe siuksed korsetid ja sellised puhviskleidid. Okei. Ja hästi selline romantiline. Mikski pärast ma tahan öelda, et see... Et panen selle peale või? See sobib minu arust küll. Et see nagu on selline just nagu, et romantiline ja naiselik ja võib-olla natuke kohati naiivne, aga valmis õppima uuteks asjadeks. Midagi sellist. Okei. Nii et valime selle. Okei. Issand jumal. Ja ma ei tunne mitte midagi. Mina tunnen, issand kui hea. Ja okei, natuke midagi tuli. Teine variant oleks olnud see esimene, see lillekimp. Ma ise ka tunnen, et need praegu kuidagi nagu sobivad siia juurde. Ma nüüd panen ehted, siis ma näitan teile kleiti. Oh my god! No? See kleit läks praegu tagant lahti. Ei. See lukk läks vist katki. Ei. Täiesti crazy, ma ütlen teile, et ma sain ju selle siia klippi, kuidas mul see lukk tagant katki läks. Uskumatu, igal juhul mul oli nagu nii varem mõeldud selle kleidiga minna. Nii et nüüd siis lähen niimoodi ja see on ka tore kleit. Lihtsalt, wow, ma ei oleks arvanud. Aga tore, nagu Maria ka ütles, tore, et see juhtus siin kodus, mitte seal kõigi ees. Nii et it's all good, ma sain ilusti kodus riited ära vahetada ja nüüd ma olen valmis minema. Me jääme küll tsipakene hiljaks, noh mitte nagu vestlusõhtule hiljaks, aga ma pidin natuke veel varem kohal olema, aga I think it's all good, peaasi, et mul riided seljas on. Minul on kohe üks küsimus, et kas keegi teist on käinud varem meie vestlusõhtul ka? Kas keegi teist käis esimesel sünnipäeva show'l?
ei käinud. Maarit käis. Maarit käib igal pool. Ja poelettidel, aga no see oli siis viimane show sünnipäevashow ja käriseb lukk tagant lahti. Noh, et ta jääb nagu ülevalt, see luku osa jääb kinni, aga see kõik läheb lahti. No pekid said valla. Ja see oli lihtsalt, see oli nagu nii haige hetk see, et mul oli see nagu kaamera käes ja ma olen mingi, näete, siuke kleit ja siis see lihtsalt lendab lahti. Ja ma pidin reaalselt nagu 3 minuti pärast võtma takso, et siia tulla. Ja siis Maria oli minu juures ja siis vaatame, et noh, kuidagi peab seal nüüd seljast ära saama. Ma ütlen teile, seda oli väga raske juba selga saada seda kleiti. Ja siis me hakkame sakutama koos seda kleiti ja no see lukk ei liigu mitte kuskile. Siis mõtleme, et äkki me saame selle kinnise lukuga selle üle pea mul. Ei. Maria sakutab seda, mul on need juuksed kuskil seal vahel. Võtab, ei tule. Okei, kas ma pean käärid võtma, Ma ütlen, oh my god, ma pean nagu kiiresti otsustama, meil ei ole aega. Okei, võta käärid. Ja siis ta on nende kääridega seal luku juures, kas ma nüüd nagu päriselt lõikan, et nagu lõikan nüüd või? Ütlen, muud ei ole, vaata teha. Lõika. Ja siis ta on, kas saab kuidagi lõigata nii, et nagu on parem. No vist mitte, et nagu lihtsalt lõika. Ja siis ta lõikab ja tšuh ja siis see tuleb mul seljast ja noh, siin ma olen nüüd oma teise kleidiga, teksakleidiga. Et õnneks ikkagi paljalt ei pidanud tulema ja tegelikult noh, selles suhtes tore, et see ei juhtunud siin praegu. Et Kujutage ette, Kaisa istume siis maha. ja lihtsalt lahti. Et ja sellega ei olnud ju selles hetkes ka mitte midagi teha, ehk siis ma olekski selle lihtsalt selle lahtise kleidiga istunud siin. Et no tore, et see juhtus kodus. Ja siin ma olen. Ja kuu on ainult öösel. Okei, ma arvan, et me võime siinkohal lõpetada. Kes jääb Kaisa poolt, siis roheline ja kes on minu poolt, siis punane. Siis läheb suht pooleks. Niimoodi silmade järgi tundub küll pooleks. Ja meie poolt on kõik. Aitäh teile! Aitäh teile! Ma olen koju jõudnud. See tänane päev oli tõsine eneseüllatus. Ja homme ma ei tee mitte midagi. Okei, ma ilmselt ei jaksa tänast sama bloogi monteerida, nii et ma pean seda homme tegema. Aga muidu ma ei tee mitte midagi. Ma laman voodis ja ma lihtsalt olen, ma ei tea, scrollin TikTokis täiesti lihtsalt nagu lülitan ennast välja. Ja ma olen selleks väga valmis. Tänane vestlusõhtu läks väga hästi, see oli väga põnev. Me tegime sellises debati vormis ja rahvas sai kaasa hääletada, et väga lahe oli. See kleidi error oli lihtsalt kõige naljakamas üldse. Ja samas veits kurb ka, sest me pidime seal kleidi mult seljast ära lõikama Mariaga, sest et ma ei saanud seda kuidagi muud moodi seljast ära. Ehk siis väga crazy. Lõppkokkuvõttes läks hästi, jah, me olime Kaisaga mõlemad täiesti haiged. Mul on hea meel, et see Springmas praegu läbi saab, sest et ma olen täiesti haige ja nagu ma tunnen, et ma olen väga läbi sellest. Ja mul on vaja lihtsalt nagu hingetõmbe hetke ja seda ma nüüd saan endale võtta. Et selles suhtes, et tore, et ma tegin ja hea, et see nüüd läbi saab. Ja nagu ma juba kuskil mainisin, suvel ma ilmselt ei tee. Mõtlesin, et võtan ikka ühe küsimuse siia lõppu veel, et kas kui üldse on sisuloome juures negatiivseid aspekte. Absoluutselt on. Igal tööl on plussid ja miinused. Ja kui me võtame sisuloome kui töö, siis et sa mingil määral laotad oma elu lahti avalikkusele, kes kui palju on ju, siis see teeb sind avatuks kriitikale. Et kui sa paned ennast välja sinna sotsiaalmeediasse, siis sa pead olema valmis selleks, et tuleb negatiivseid kommentaare, negatiivset tagasisidet. Minul ka nüüd ma ajasin selle sama mehe vist närvi, kes siin on tahtnud väga oma arvamust jagada mu videote all ja keda ma mainisin ka ühes videos. Nüüd ta on nagu närvis ja kommenteerib inglise keeles millegipärast. Ta on hästi pettunud, et ma tema nõuandeid kuulda ei võta, nagu ma aru saan. Et sellised inimesed, kes nagu
arvavad, et neil on sõnaõigust sinu elus, et neid on kindlasti. Siis on neid, kes arvavad, et nad on sinust targemad, et nad teavad alati paremini kui sina. Siis on neid, kes millegipärast arvavad, et sa peaksid olema ideaalne ja hoiavad sind väga kuskil kõrgel tasemel. Kõrged standardid on sinu jaoks, kuigi tegelikult ma olen ju lihtsalt inimene. Ma saan aru, et mingisugune vastutus sisuloojana on, et mitte mingit levitada valeinfot ja et seal kuskil taga võiks alati olla selline hea soovlikkus inimestele, kes mind jälgivad ja et ma ei taha kedagi ju viia nagu halvale rajale. Et seda muidugi, et mingisugune vastutus lasub, aga ma arvan, et see ei ole võimalik, et üks inimene kõiki asju teeb õigesti alati. Et lihtsalt see, et sisuloojad siis jagavad oma elu, see millegipärast tekitab inimestes nagu tunde, et ma ei tea, ma olen praegu, mu aju on liiga laiali omadega, et tegelikult mingisuguseid väga kindlaid mõtteid formuleerida. Mul on sudafeedid, strepsiisid, ma ei tea, mis asjad kõik sees. Viin. Võtsime ka asjaga viinašotti vestlusõhtul. Kusjuures tegi küll, ma arvan, et ta tegi lihtsalt kurgu nagu tuimaks mingiks hetkeks, sest et pehmem tunne oli. Aga tegelikult alkohol ju kuivatab. Ehk siis ma ei tea, mis iganes see oli. Oota, tuleme korraks tagasi selle juurde, et sisuloome juures negatiivsed aspektid. Ongi see, et sa pead olema valmis siis negatiivseteks kommentaarideks ja sa oled üldiselt siis iseenda tööandja, mis tähendab, et sul peab mingit laadi distsipliin olema, kohusetunne olema. Sa pead iseennast suutma piitsutada, hoida rajal, et keegi teine seda sinu eest ei tee. Mingisugune organiseerituse tase kaasneb sellega, et sul peab olema. Kindlasti ebastabiilsus sissetuleku osas, et ei ole päris seesama, mis kui sul on iga kuu teada palk, mida sa saad. Kindlasti nagu inimeste või ühiskonna poolt mingisugused ootused. Et inimestel on kindlasti üsnagi erinev visioon sellest, milline üks sisulooja peaks olema ja siis on sul endal veel mingi visioon, kuidas see peaks olema ja siis need kõik alati ei lähe niimoodi ilusti kokku. Ma olen täitsa kapsas omadega. Ma olen täitsa kapsas, nagu ma vist juba ütlesin. Tore, et võtsin ette, hea, et see saab läbi. Te olete olnud uskumatult armsad, uskumatult nunnud, nii palju toredaid kommentaare. Suur aitäh teile. Ja ma ei tea täpselt, millal ma naasen. Ilmselt siia mingit megapikka pausi ei tule. Äkki saan oma Türgi puhkuse, vaatame. Ja näeme siis juba varsti jälle. Tšau!